Käesolevas videojuhendis räägime sellest, kuidas Discovery otsingutulemuste lehel saab leitud kirjeid sorteerida, otsingutulemusi täpsustada ning tutvustame erinevaid võimalusi otsingutulemuste salvestamiseks, jagamiseks ja nendele viitamiseks. Kui olete otsisõna sisestanud ja vajutanud nupul Search, peaks teie arvutiekraanil olema sarnane pilt. Discoveris sooritatud otsingu tulemused kuvatakse kahes paanis. Paremas paanis on kuvatud otsingul leitud kirjed. Siin võivad kirjed esineda nii kokkuvõtetena, täistekstidena, e-raamatutena, akadeemiliste ajakirjade artiklitena ja nii edasi, olenevalt sellest, kuidas olete otsingu kriteeriumid seadnud. Juhime tähelepanu sellele, et mõndade otsingusõnade puhul kuvatakse esimese kirjena moodul Research Starter. Klikkides selle mooduli pealkirjal avaneb tutvustav tekst otsisõna kohta. See aitab otsijal tutvuda teema teoreetilise taustaga. Moodul sisaldab ka viiteid akadeemilistele allikatele. On oluline märkida, et moodul Research Starter ei esine kõikide otsingusõnade puhul, vaid üldisematel. Vasaku paani abil on võimalik otsingu tulemusi täpsustada, nagu ka otsingut alustades, millest eelmises videojuhendis rääkisime, on ka otsingu tulemuste lehel võimalik tulemusi piirata, näiteks ainult täistekste kuvades, lisaks selle järgi, kas tekst on eelretsenseeritud või mitte, ning ajaperioodi järgi, millal tekst on ilmunud. Lisaks saab selles moodulis täpsustada ka allika tüüpi. Valida saab näiteks akadeemiliste ajakirjade, uudiste, ülevaadete ja teiste allikatüüpide vahel. Peale selle on võimalik otsingu tulemusi täpsustada ka teema, kirjastuse, keele ja muude tunnuste abil. Discovery otsinguportaali tulemuste lehel on võimalik ka otsingu tulemusi sorteerida. Seda saab teha tulemuste lehe ülemisest paremast servast, kus vaikimisi on tulemused sorteeritud asjakohasuse järgi. Selle asemel saab ka valida Date Newest või Date Oldest, mis kuvab tulemused alustades vastavalt kas kõige uuemast või kõige vanemast kirjast. Sorteerimise nupu kõrval on järgmine nupp Page Options, mille abil saab seadistada seda, kuidas tulemusi lehel kuvatakse. Kõige viimaseks nupuks on Share, mille abil saab kirjeid jagada. Kirjeid on võimalik näiteks salvestada enda kausta. Sellest, kuidas enda kausta luua ja Discoveris enda konto teha, on kirjas Discovery juhendis Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-juhendite lehel. Lisaks saab tellida e-mailile teavitusi uutest konkreetse otsingusõnaga seonduvatest kirjetest, mis on vahepeal juurde ilmunud. Täpsemaid valikuid näeb siis, kui hiirega klikkida mõne kirje pealkirjal. Avades kirje, näeme me keskmises paanis infot kirje allika, autorite, avaldamise kuupäeva ja teiste tunnuste kohta. Lisaks on esitatud ka kirje lühikokkuvõte ning kui kirje on saadaval ka täistekstina, siis on lehel ka viide või link täistekstini, näiteks PDF, HTML või mõnes muus formaadis. Kirje lehe paremas paanis on kuvatud tööriistariba. Selle abil on võimalik konkreetse kirje puhul teha erinevaid toiminguid. Näiteks on võimalik kirjet juba eelpool nimetatud Discovery konto olemasolu puhul enda kausta lisada. Ka on võimalik kirje kohta käiv info välja printida, samuti saab seda endale või teistele e-mailile saata, salvestada ja nii edasi. Klikkides nupul Site avaneb uus aken, kus on toodud ära korrektsetes viitamisstiilides vastava kirje viide. Näiteks APA stiilis, MLA stiilis ja nii edasi. Kui viiteid on hakanud kogunema juba liiga palju ja on soov neid kergemini organiseerida ja hallata, siis on võimalik viide
eksportida erinevatesse viitehaldustarkvaradesse. Seda saab teha nupu Export abil. Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu kasutab viitamisvahendina viitehaldustarkvara RefWorks. RefWorksi põhjalik juhend on Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu e-juhendite lehel. Lisaks 2 käesolevale videojuhendile soovitame kindlasti tutvuda ka Discovery otsinguportaali e-juhendiga meie kodulehel. Seal on põhjalikumalt kirjas erinevad otsingustrateegiad, kirjeldame eelpool nimetatud puulioperaatoreid, anname vihjeid edukaks otsinguks ning teeme läbi 3 näidisülesannet, et õpitud info kinnistuks ja et näidata Discovery otsinguportaali praktilisi kasutusvõimalusi. Tänan kuulamast!